Tere kõigile Delfi TV vaatajatele. Oleme otse-eetris Inscape Motorsi Mazda esindusest Peetrikülas ja järgnev pooltund saab olema eriline, sest me esitleme Mazda uut mudelit MX-30, mis on siis Mazda esimene seeria tootmise täiselektriline sõiduk ja nagu ma juba seda sõna elekter mainisin, siis see auto on 100% elektriline ja varustatud nii mõnegi üllatusega. Aga käesoleva aasta on olnud autotööstuse jaoks murdeline, sest CO2 heitmenormid on järjest karmistumas ja eesmärgiga siis jõuda 2030. aastaks nende numbriteni, mis on ÜRO poolt ette kirjutatud, et süsinikukvoodid oleksid ikkagi järjest madalamad ja me peame siis ju koos astuma selle sammu, et kliima soojenemine ei läheks samas tempos edasi, nagu ta on hetkel läinud. Ja kui me võtame ette selle, et mis toimub meie teedel tänavatel, olgu selleks siis sõiduautod või mis tahes masinad, mis liiguvad sisepõlemismootoriga, siis need on tooted, mis CO2 kontsentratsiooni tõusule kõvasti kaasa aitavad ja see kaasa aitamine ei ole keskkonnale sugugi positiivne. Ja et tagada planeedi jätkusuutlikuks, tuleb meil üheskoos seda vähendada ja autotööstused on need, kes eelkõige peavad nagu endale otsa vaatama ja täna on nii palju erinevaid alternatiive juba turul, hübriidid, pistikhübriidid ja nüüd Mazdal siis ka nende esimene täiselektriline sõiduk. Ja et sellesse teemasse, nii elektriautode teemasse, laadimisvõrgustikku kui ka siis Mazda uude mudelisse natuke täpsemalt sisse vaadata, on minuga koos siin Mazda esinduse juht Siim Harkmaa, Mazda müügijuht Indrek Karro ja laadimisvõrgustiku esindaja ettevõttest Enefit Volt Gert Pääbo. Tere tulemast! Tervist! Kuidas teie näete viimaste aastate suurimaid muudatusi autotööstuses? Raiko, nagu sa isegi ütlesid, siis tulenevalt Euroopa Liidu kui ka ülemaailmsetest normatiividest on autotööstuse seatud päris suur väljakutse vähendada CO2 heitmeid, tagamaks siis väiksem saaste, rohelisem loodus, päike ja rohelised puud ka meie järeltulevatele põlvedele. Ja viimaste aastate nõuete karmistumine on siis autotööstust sundinud neid samme kiirendama ja seda on meil siis ka näha tänavaastastest uute mudelite lansseerimistest, et nii Mazda kui ka konkurentide näol on turule tulnud mitmeid ja mitmeid alternatiivenergial baseeruvaid sõidukeid. Just ja samas ka tarbijate harjumused ja keskkonnateadlikkus on aastate jooksul kasvanud, et täna, kui me vaatame sellest aspektist, et liikumisvabadus on meie kõigi vabadus, aga viisid, kuidas me oma seda vabadust realiseerime, millise jalajälje me keskkonda jätame, et need on meie kõikide omad valikud ja neid me saame ise oma harjumustega muuta, et üha enam tarbijaid ka otsivad ise alternatiivseid lahendusi, et siis oma ökoloogilist jalajälge võimalikult väiksena hoida ja seetõttu on ka näha autotööstuses üha sellist kasvavat trendi igasuguste elektriliste sõidukite kasvus, pistikhübriidid, hübriidid, et ka hea meil on tõdeda, et Mazda on selle tee jalge alla võtnud ja õigemini oleks öelda rataste alla võtnud ja seda teed me täna sõidame. No lisades sellele siis nagu varasemalt öeldud, siis kuigi tänavune koroonaperiood on autotööstusele mõjunud võrdlemisi rängalt, siis endiselt me näeme suurel hulgal uute toodete lansseerimist ja siin puhul on siis oluline mõista, et tegelik elektrifitseerimine autotööstuse jaoks algas juba aastaid tagasi toodete planeerimise, insenerilahenduste väljatöötamistega ja tänaseks on siis jõutud selle tulemuseni, kus siis täna tuleb turule üha rohkem ja rohkem alternatiivseid valikuid meie tarbijatele. Aga rääkides uuendustest, siis need on ju tihtilugu hirmutavad, et kunagi tulid esimesed autod välja, inimesed hakkasid neid pelgama, täna me oleme, sisepõlemismootoritega eelkõige harjunud. Millised on need tarbijate ootused ja ka hirmud elektriautodele? Võib-olla siinkohal tugineks arvukatele uuringutele, mida on siis Euroopa erinevad asutused läbi viinud ja nendest on välja tulnud väga selgelt, et üks põhilisemaid hirme on kindlasti range anxiety, mis siis hirm selle vähese läbisõidu eest, mida justkui elektriauto võiks pakkuda. Et kui tarbijate senised harjumused on olnud võib-olla siis sisepõlemismootoriga autodest tulenevad sellised, et sa korra kuus käid tankimas, unustad selle auto tankimise ära ja sõidad 1000 kilomeetrit ja kuu lõpus teed seda uuesti, siis elektriautode valdava
valiku läbisõidud jäävad täna sinna 150 kuni 400 kilomeetri kanti. Selle konkreetse MX30 läbisõit ühe laadimisega on 200 kilomeetrit, samas on tuginenud selle uuringutele, võib öelda, et keskmise eurooplase päevane sõiduulatus või siis sõiduulatuse vajadus on umbes 48 kilomeetrit, mis tähendab seda, et selle autoga saab vabalt 3 päeva liigelda ilma, et peaks muretsema selle laadimise pärast. No, nagu Indrek just ütles, siis pigem on tegemist hirmuga. Et kõige selle valguses peab küll aduma, et tarbija, kes ostab omale elektriauto, peab mõnevõrra muutma oma igapäevast harjumust, mis tõttu siis liikudes erinevate punktide vahel peab ta arvestama teatava vajadusega mingil hetkel autot laadida. Küll aga, nagu ka Gert hiljem tutvustab, on meil olemas infrastruktuuri tugi, tänane elekter on meil võrdlemisi kättesaadav ja teine aspekt selle juures on ka see, et mida väiksem on akupaki mahutavus, seda kiirem on selle täislaadimisvõimalus, ehk siis see laadimisaeg selle võrra ka väheneb. Just, et teine põhiline hirm, et ma ei taha küll hirmudele ainult keskenduda, aga toome need siinkohal välja, ongi siis laadimise kiirus, et täna on siis tegelikult ju olemas igasugused kiirlaadimisvõimalused, mis on nii-öelda avalikud, samas ka üha enam toodetakse turule siis kodulaadimise võimalusi. Kui me nüüd räägime konkreetsest autost jälle, siis ütleme selle aku laadimine kiirlaadijas 50 kilovattises 20% pealt 80 peale, mis tagab siis umbes circa 120-140 kilomeetrit läbisõidu ulatust, võtab aega umbes 36 minutit, mis on siis, ütleme nii, et paras selline lõunapaus, kui pista see auto laadijasse ja edasi pärast sellega toimetada. No, tagatipuks ka see, et need laadimisvõimalused hakkavad tekkima juba ka suurkontoritesse, inimestel on kodus võimalus laadida, ehk siis peamiselt vajab see inimese enda mõttemaailma veidi muutmist. Nüüd, kui me rääkisime juba hirmudest, jällegi nagu Indrek ütles, me ei taha tegelikult tarbijaid ära hirmutada, et meie eesmärk on pigem neid hirme ületada, neid kustutada, ehk siis kui tuua välja kolmas ja võib-olla nii-öelda peamine hirm on siis see, et on levimas müüt, et elektriautod on kallid võrreldes tavapäraste sisepõlemismootoritega ning jah, mõnevõrra soetamismaksumus on neil kõrgem, aga teisest küljest, kui vaadata tänast elektriautot, siis tema energiatarve läbisõitude puhul on oluliselt madalam kui sisepõlemismootoril ja tagatipuks elektrimootoris on vähem liikuvaid osi, mis tagab omakorda ka väiksemad hoolduskulud pikas plaanis. Ja siinkohal tasub märkida, et mitte ka vähem oluline seik on see, et ka sel aastal Keskkonnaministeerium siis toetab alla 50 000 eurost elektriautode soetamist 5000 euroga, mis tegelikult annab väga hea võimaluse vaadata ka meie Mazda poole ja soetada endale keskkonnasõbralik ja ökonoomne auto riigi toetusega. Aga räägime nendest laadimisvõimalustest, et te mõlemad mainisite, et üha enam ja enam, aga Gert, sina kui Enefiti esindajana kindlasti oskad meid paremini valgustada ja öelda, et kui hea see infrastruktuur siis on? Jah, et ega eesmärk ei ole siinkohal olla järelsörkija, vaid taristu peab olema alati samm ees elektrifitseerimisest. Ja nagu siin jutuks oli ka, et laadimise vastu on hetkel paljudel inimestel veel hirm ja meie eesmärgiks ongi siis see, et kuidas seda hirmu maha võtta ja kuidas läbi paremate laadimislahenduste siis aidata kaasa elektriautode kasvule Eestis. See peamiselt koosnebki siis 3 osast. Esiteks siis, et kuidas me saame suurendada laadimiskindlust, et tegelikult juba täna Enefit Volt kiirlaadimisvõrgustikus ei ole laadijate vahe kuskil suurem kui 60 kilomeetrit. Ehk tegelikult laadija on alati olemas seal, kus vaja ja end taristut me ehitamegi üles, kõik meie uued laadijad toetavad siis nii Euroopa autosi kui ka Jaapani autosi, ehk siis meil on olemas nii CCS kui ka Shademo nii-öelda kaablid, ehk siis kiirlaadimine on tagatud kõikidele elektriautodele. Teine oluline punkt on, kuidas muuta laadimist mugavamaks ja kiiremaks ja siinkohal ongi oluline see, et me enda strateegias keskendume just kiire ülikiirlaadijatele. Et ülikiirlaadijas 100 kilomeetri laadimine võtab vähem aega kui kabanossi söömine, kui sa just ei ole kiirsöömise võistleja, et see tõesti muudab seda laadimise olemust väga oluliselt. Ja kolmas punkt, millel me keskendume, on siis see, et kuidas vähendada seda auto kogukulu, ehk siis TCO-d. Et me teame, et elektriauto püsikulud ja kütusekulu on oluliselt väiksem, aga endiselt on siin võimalusi, kuidas seda parandada. Et paar nädalat tagasi tulime ka siis välja enda kodu- ja ärilaadimist täislahendusega, mis siis aitab teha esiteks laadija valikut lihtsamaks,
laadimist siis mugavamaks ja kiiremaks, et tegelikult see kodune laadimine ei pea olema aeglane ja kiirem kodulaadimine ei tähenda koheselt seda, et on vaja ampreid juurde osta, et seal on lihtsalt seda tarkust vaja. Et tegelikult selles pisikeses kodulaadijas on piisavalt tarkust, et olla tulevikus osa elektrijaamast ja see peamine põhjus, miks me selles suunas liigume, on see, et just tekitada seda võimalust elektriauto omanikul teenida laadimise pealt raha, mida siis tavaautoga võimalik teha ei ole. Et kokkuvõtvalt ongi see, et millele me täna keskendume, mida Enefit Volt tahab luua, on see, et elektriauto oleks parem mitte võrdne tavaautoga täna, vaid juba oluliselt parem valik. Aga räägime Mazda lähenemisest auto tootmisele, et kui natuke turu peal ringi vaadata, siis teistel on juba mõnda aega olnud elektriautod, et miks just nüüd, miks alles nüüd? Mul on hea meel, et sa seda küsisid. Mazda on alati olnud autotootjana veidike vastuvoolu ujuja. Ehk siis, kus teised näevad takistust, tema näeb väljakutset ja ka elektriauto puhul oli eesmärgiks luua auto, mis oma sõidukogemuselt oleks äratuntavalt auto. Ehk et kui me oleme kuulnud turu pealt, eriti esimeste põlvkondade elektriautode puhul, et sellega sõitmine on veider, harjumatu, auto tundub raskena tänu akupakile, siis Mazda eesmärk oli ületada need nii-öelda eelarvamused ja luua reaalselt auto, mis on inimese keskne ja pakub ka reaalselt Mazdale omast sõidurõõmu. Sest nagu Siim ka mainis, on Mazda olnud traditsiooniliselt natukene selline vastuvoolu ujuja. Nüüd, kus see tee elektrifitseerimise osas on siis nii-öelda alustatud seda, siis meie mudelivalik kindlasti laieneb. Meil on täna juba mudelivalikus nii-öelda mild hübriidlahendused, järgnevad pistikhübriidid, elektriauto on nüüd olemas ning samuti ka range extenderiga lahendused, mis on siis sisuliselt sellised tehnoloogiad, mis võimaldavad autot kasutada elektriautona, aga teatud juhtudel, kui inimesel on vajadus võib-olla sõita pikemaid vahemaid, siis on seal peal ka sisepõlemismootor, mis siis genereerib põhimõtteliselt elektrit ja on ta ikkagi nii-öelda elektriauto, pool elektriauto, ütleme siis niimoodi. Nagu Indrek just selgitas, et me peame nii autotootjana kui ka tarbijatena aduma, et iga auto ei sobi igaühele. Ehk siis tänased nii-öelda lahendused, millega meil Mazda kui ka konkurendid on turule tulemas, üritavadki pakkuda võimalusi erinevate vajadustega tarbijatele. Kes sõidab pidevalt pikki otsi, tema jaoks tõenäoliselt elektriauto ei pruugi olla kõige parem lahendus. Selle jaoks on Mazdal tänasel päeval olemas pehmed hübriidid nii Skyactiv G kui Skyactiv X lahendustega, mis mõlemad siis tänu oma suurele kompressioonini astmele tagavad väga ökonoomse kütusekulu ja nagu Indrek mainis, siis ka sellistele innovatiivse mõtteviisiga ja rohelise mõttemaailmaga inimestele on tulemas ka pikendatud sõiduulatusega elektrimootor, kus siis vajadusel saab laadida elektrit ka sisepõlemismootori abil. Ja kogu selle asja juures on Mazda jaoks samuti väga oluline see ökoloogiline jalajälg. Ehk et tulles tagasi su algupärase küsimuse juurde, miks see nii kaua aega võttis, on siis see, et Mazda oma inseneri disainimis- ja tootmisprotsessis jälgib põhimõtet, et vähendada oma globaalset ökoloogilist jalajälge, alustades tootmisest, lõpetades utiliseerimiseni. Ehk siis selle tooteprotsessi hulka kuulub nii auto tootmine alustas akupakkidest, kokkupanekust, materjalide valikust, kuni lõpuks utiliseerimiseni välja, ehk siis see jalajälg, mis peale selle auto eluea lõppu oleks võimalikult väike ja keskkonnasõbralik. Jutt on kõik võrdlemisi ja ka väga ilus, aga minu meelest see auto, mis seal sinu selja taga on veel ilusam, et kas me võiksime nüüd nii-öelda katte maha tõmmata ja sa räägiksid natukene meile sellest tänasest, ütleme, staarist siis lähemalt. Hea meelega. Aga lähme siinkohal siis vaatame autot lähemalt. Ehk et alustuseks mul on tõesti hea meel ja suur au olla seista siin teie ees ja tutvustada Mazda esimest täiselektrist sõiduautot mudeli nimega MX-30. Kui me nüüd räägime mudeli nimest MX, sellest lühendist, siis Mazda on traditsiooniliselt oma ajaloos kasutanud seda lühendit innovaatiliste prototüüpsõidukite puhul, mis on olnud suunamuutvad. Kui me toome näitena meie tänaseks juba Guinessi rekordiraamatutesse kuuluva MX-5, siis omal ajal see nimi MX antigi talle sellepärast, et ujus vastuvoolu luues kompaktse ja taskusõbraliku roadsteri. Antud auto puhul on siis samamoodi tegemist mõnevõrra vastuvoolu ujumisega. Kui me räägime konkreetsest masinast, siis Mazdade, olgu see elektriauto või sisepõlemismootor, väga oluliseks elemendiks isikupäraks on disain.
ja antud auto puhul on disainerid jälginud proportsioone, tagamaks siis autole ilmselgelt sõiduautolik väljanägemine. See kätkeb endas siis pikendatud kapoti osa, mis üldjuhul elektriauto puhul ei oleks vajalik, aga tagab jällegi autol küljevaates proportsioonide jagunemise. Ja samas stiilis on ka siis esimene iluvõre, kus siis iluvõre tavapäraselt täidab praktilist kaalutlust jahutades mootorit. Kuigi elektrimootorit ei ole tarvis jahutada, siis antud iluvõre on disaini elemendis moodustades sellise läbiva joone ja rõhutades keskel asuvat tiivakujulist logo. Kapoti alt leiame me 145 hobujõulise mootori, mis arendab 265 Nm, tagades antud autole igati viisaka dünaamika ja see omakorda on siis kombineeritud 35,5 kWh akupakiga, mis nagu Indrek varasemalt mainis, tagab sellele autole keskelt läbi 200 kilomeetrise sõidu ulatuse. Akupakk ise on paigutatud auto põhja raami peale, mis omakorda toob auto raskuskese madalamale, tagab ideaalse kaalujaotuse ning selle eesmärgiks on pakkuda Mazdale ainuomast ja traditsioonilist äratuntavat sõidurõõmu, head juhitavust ja sportlikku käitumist. Kui me vaatame auto küljejoont, siis taaskord vaadates üldproportsiooni me tajume, et tegemist on traditsioonilise disaini mõttes sõiduautoga. Ta on maasturi tüüpi, aga samas järsult langev ja massiivne C-piilar annab talle kupeeliku välimuse. Samamoodi annab kupeeliku välimuse uste ülesehitus, mis jätab autost mulje justkui kupeest, aga siin tuleb välja üks Mazdale ainuomane isikupära. Nimelt Mazda on siin rakendanud vabastiilis uksi, mis on siis vastastikku avanevad. Ühest küljest aitas disaineritel auto kerekuju muuta hoomatavamaks, vabastades auto B-piilarist, aga teisest küljest praktilise poole pealt tagab siis ka tagumustele istmetele väga hõlpsa ligipääsu. Praktilise poole pealt on tegemist 5-kohalise autoga ja tagaistmetel on olemas ka Isofix kinnitused, kinnitamaks laste turvatoole ja pannes ka kõige pisimad ohutult istuma. Lisaks tasub siinkohal mainida, et Mazda nagu iga teine autotootja keskendub väga rangelt ka ohutusele, mis tõttu on siis auto konstruktsioon, uste ehitus ja sulgemismehhanismid töötatud välja selliselt, et külgkokkupõrkel ohutus ei oleks ohtu seatud ja antud juhul me usume ja loodame, et see auto saab meil peatselt Euro NCAP testis ka 5 tärni tulemuse. Liigume siit edasi vaikselt auto tahapuküljele. Tagaküljel jälgib Mazda samuti traditsioonilist autodisaini, küll aga siis mõningate iseärasuste ja eripäradega, mis siis toovad välja ka selle eripära, et tegemist on elektriautoga. Ehk siis, kui me taaskord vaatame C-piilarit, siis see joon laieneb edasi kuni tagaaknani, liitudes ja kombineerides ilusti ka tagatuledega. Tagatuled on siis täis LED-tuled, mis jällegi on Mazdale omase ringdisainiga, tekitades tagantvaates eksimatu arusaama, et tegemist on Mazdaga. Kui me juba siin tagapool oleme, vaatame korraks ka pakiruumi, rääkides veidikene praktilisusest. Autol on 366-liitrine pakiruum, mis on siis oma segmendis täiesti piisav. Siia peaksid ära mahtuma nii lasteasjad, vajadusel ka koer ja on ka täiesti praktilise kaalutlusega kasutatav. Lisaks tasub siis mainida antud auto puhul ka seda, et kui me räägime laadimistest, siis kui paljudel konkurentidel tuleb laadimisjuhtmed eraldi autoga kaasa osta, siis Mazdal on need juba hinna sees olemas. Aga liigume siis ka kokpiti või juhi töökoha poole. Nagu öeldud varasemalt, siis Mazda toodab ja loob oma autosid vastavalt juhile ja juhi kesksena või inimeste kesksena ja siin ei ole siis mingit erandit, ehk siis juhi kesktöökoht on loodud juhile intuitiivsena. Rool paikneb täpselt keskosas, samamoodi käetoed on võrdsel kõrgusel, et tagada mugav istumisasend ja vähendades ka sellist sõitmisel tekkivat väsimust. Kui me räägime materjalide valikust, siis pehmed materjal, mis on uksepaneelide peal siin, on toodetud taaskasutatud plastikust, ehk siis elektriautole tüüpiliselt kasutatakse siin väga palju keskkonnasõbralikke taaskasutatavad materjale. Sel teemal jätkates, siis nahksisu, mis siia on toodetud vegan põhimõttel, ehk ükski loom, lehm ei ole pidanud nende tootmiseks oma elu jätma. Kui me istume sisse, siis siit me leiame taaskord ühe Mazdale ajalooliselt väga olulise elemendi. Nimelt Mazda korporatsioon alustas oma elukäiku tegelikult korkpuidu töötlejana.
ja kui me vaatame salongi disaini elemente, siis siin on kasutatud üsna suurel hulgal korkpuitu, mis on samuti saadud väga ökoloogilisel meetodil, ehk siis see on puude pealt kooritud, puid ei ole maha võetud ja see materjal on väga keskkonnasõbralik. Üleüldine materjalide ülesehitus on selline, et kõik, mis teil käe alla jääb, nii käetoest, armatuurist, on pehme katsuda, luues tõsiselt sellise eesrindliku elamuse autos istudes. Kui me räägime juhi töökohast ja üleüldisest ülesehitusest, siis antud auto puhul üks uuendus on digitaalne kliimapaneel. See on nüüd Mazda ajaloos esimene ja ta on ilusti kenasti visualiseeritud, aga samas ka mugav kasutada, ehk siis seda on võimalik juhtida nii puuteekraanilt kui ka siis nii-öelda elementaarfunktsioonid on dubleeritud nuppude näol, tagamaks siis vastavalt roolis olles käepärane funktsioneerimine, ilma et peaks teelt pilku pöörama. Samuti teine Mazdale iseloomulik lähenemine on siis infolustisüsteem. Kui tänapäeval on väga populaarne kasutada puuteekraane, siis tihtipeale puuteekraani miinuseks on eriti just lühemad kasvu inimestel ulatumine selleni. Mazda on sellele lähenenud pöördlülitiga, selle nimi on HMI ehk siis Human Machine Interface ja see on siis tõlgendatuna eesti keelde mõeldud juhi käepikenduseks. Selle lülitiga on võimalik juhtida kõiki funktsioone, see on väga intuitiivne ja kergesti õpitav ja Mazda kliendid on meile tagasisidet andnud samuti, et see on üks hinnatumaid väärtusi igapäevases kasutamises auto juures. Loomulikult, kui me räägime autost, ei saa me üle ega ümber ohutusest ja tänapäeval on siis autotootjad kõik investeerinud suurel hulgal vahendeid tagamaks sõitjate ohutus, nii passiivne ohutus kui ka aktiivohutus. Passiivse ohutuse all mõeldakse siis turvapatju, kerekonstruktsiooni ja võin teile kinnitada, et siin puhul on tegemist tüüpilise Mazdaga, mis on väga ohutu, aga aktiivohutuse puhul on just viimase aastakümne jooksul siginenud turule igasugune hulk juhiabisüsteeme. Ja Mazda ei erine siinkohal sugugi, ehk siis tänasel mudelil on standardis nii eessõitjaga distantsjälgi, püsikiiruse hoidja, rea hoidmisabiline, kokkupõrke ennetussüsteem, pimenurgaradar, tagumise ristuva liikluse hoiatus ja veel palju muud. Ja võib-olla ohutusest kui ka mugavusest sellise viimase elemendina tooksin välja Mazda täiendava isikupära, milleks on siis tuuleklaasi näidik. Nimelt siin armatuuri kohal paikneb väike kaamera, mis projitseerib olulist informatsiooni juhile otse tuuleklaasile. Ühest küljest on tegemist luksus- ja mugavusfunktsiooniga, aga teisest küljest ka ohutusfunktsiooniga. Nimelt Mazda on läbi aegade kõikide mudelite tootmises juhindunud sellest, et juht saaks pöörata tähelepanu teel toimuvale ja ei peaks pilku teelt pöörama. Tänu sellele ongi siis dubleeritud kliimanupud, et juht saaks neid intuitiivselt käsitleda, kui ka tuuleklaasi näidik, et kõik vajalik info oleks juhile kohe silma all hoomatav. Kui me selle kõik kokku võtame, siis on ütlus, et pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Antud video, ma loodan, et ütleb veelgi rohkem, aga kindlasti kõige rohkem ütleb teile oma enda kogemus. Ehk siis meil on olemas tänasel päeval, nagu te siin videost näete, kohapeal autod täiesti reaalselt kasutamiskõlbas valmidsuses ja kutsume kõiki huvilisi enda juurde Läiketeele proovisõidule. Küll aga palume kindlasti proovisõit eelnevalt kokku leppida, et me saaksime tagada teile parima elamuse, andes teile laetud auto ja tänases koroonaolukorras ka desinfitseeritud auto. Kokkuvõttes annan ma siinkohal jutujärje Raigole tagasi. Tänan teid tähelepanu eest ning loodan, et teile meeldis, mida nägite. Aitäh sulle, Siim. Väga põhjalik detailne ülevaade. Ütleme, et ma oleksin seda vajanud siin mõned päevad tagasi, sest mul oli võimalik ise avastada veidi seda autot. Ja nagu näete, siis Mazda MX-30, see on tõeline tulevik, elektriautod on meie tulevik ja nagu Siim ütles, tulge kindlasti proovisõidule. Minul aga õnnestus juba proovisõitu teha selle sama valge MX-30-ga siin mõni päev tagasi ja panna ta proovile Tallinna liiklusummikutes, nautida seda hetke ja neid võimalusi, mida elektriauto sulle pakub, sest et sa saad sõita bussireal samal ajal, kui terve liiklus seisab. Ja me küsisime ka tänaval inimeste käest, mida nemad arvavad, mis nad arvavad elektriautodest ja milliseid emotsioone pakub neile uus MX-30, nii et suured tänud veel Siim, Indrek ja Gert ning vaatame siia lõppu üheskoos siis selle emotsionaalse video. Aitäh teile! Meie tänane sõiduvahend on Mazda MX-30. See on Mazda esimene seeria tootmise täiselektriline auto
tema sõiduulatus ühe laadimisega on selline 200 kilomeetrit, mis on täiesti piisav, sellepärast et keskmine eurooplane kasutab oma autot päevas 48 kilomeetrit ja see on fakt, mis on uuringuga tõestatud. Aga ma näitan ühte ägedat asja sellel autol. Sa ei usu iial, et selline asi võib täna olla siin mõnel autol küljes. Ööpad mõnusasti siia taha istmele nii, et ükski post sind segama ei jää. Aga mina täna ei räägi sellest autost liiga põhjalikult teile, sest me läheme küsitleme tänaval inimesi ja vaatame, mida arvavad nemad elektriautodest ja uuest Mazda MX-30. Tere! Tere! Sõidate autoga igapäevaselt? Elektriauto peale olete mõelnud? Jaa, muidugi. Ta on üsna sportlik. Mis see eelis on, et tagauks nii pidavane? Vaata, kui mugav sinna sisse on istuda. Järgmine inimene sõidab V8 mootoriga autoga, nii et paremat meest ei saakski olla küsida kelle käest üldse nagu elektriautode teema. See on muidugi super look. Ma kohe mainima, et mul on 4 last. Nii et minu jaoks on see auto juba nagu... Aga pere teine auto? Elektriline, bussiread kesklinnas parkimised, sisu on, ütleme, nahk on vegan, ei ole ükski loom saanud. Vegan on väga hea. See villane osa siin on taaskäideldud plastik, nii et elektriauto puhul räägime ikkagi sellisest keskkonnasõbralikkusest. Nii, rool on niimoodi, no näed. Okei, no ütleks nii, et natuke see lähendab panna. Nii oleks see asend, millega ma tunneks ennast päris hästi. Mis sa saad? Naine räägib kogu aeg kodus, et teine auto peaks olema elektriauto. Väga kena, huvitava stiiliga ja tundub, et seest ka väga lahe. No väga mõnus, natuke teistsugune kui tavaline Mazda. Tere! Kas keegi tahaks autoga bussi asemel koju saada? Lähte kõik bussi peale, ei taha elektriautoga sõita. Täitsa tavaline bussipeatuse täis eestlasi. Ühistranspordi inimesed ei suuda uskuda, et üks auto võib ka olla roheline ja neid ei murra. Aga meile me vaatame, mida arvavad Mazda kliendid. Ka nii võib sõita. Ma eelistaks siiski elektriautot. Tere! Tervist! Mazda klient. Ja. Mis autoga sõidate praegu? Mazda 6. See on päris äge. Väga äge. Elektriauto peale oled mõelnud? Olen mõelnud, aga Mazdal ei olnud seda enne siiani. See uksesüsteem on äge, mis meeldib kohe nagu ja hakkab silma. Ja ei tegelikult välimuselt on ilus, pigem sportlik. Ilusam kui, ma ütleksin, enamus elektriautosid. Mulle Mazda tegelikult meeldib. See Mazda 6 oli, no see on ka päris hea, jah. Ainukene küsimus mul kogu aeg, kui see on elektriauto, miks seda vaja? Disaini pärast. See on hübriid või? Ei, 100% elektriauto. Ja kõik see, mis on näha, ongi selleks, et seda autot siin edasi liigutada. Emotsioone pakub Mazda MX-30 oma sõiduga, aga mis torkab nagu silma, mis jääb nüüd küll pikaks ajaks meelde, on kogu see materjali kasutus, mis on keskkonnasõbralik, aga ta on nii eriline. No see selline vildine plastmass, korgipuu. Väga ilus. Ja elektriauto puhul ärme unusta siis ühistranspordi reakasutust, kesklinnas tasuta parkimist ja täna on tegelikult juba Eestis täiesti mõistlik laadimisvõrgustik. Vaatame korra mu kodutänavas ka ringi. Näe. Hiilime ligi. Tõnis. Vaata, ma näitan sulle ühte asja. Wow. See on nagu juba Bentley või? Ja. Ei no vaikne ja mõnus, no. Okei. Sportlik, päris niisugune edev näeb välja, ega see midagi ei ole öelda, no. Täitsa nagu äge, mulle meeldis see esiots nagu kuidagi hästi, et ütleme nii, et elektriauto kohta näeb ta niisugune täitsa nagu tavaline välja, et ei olegi nagu liiga elektriauto. Mulle ikka see uksed nagu hullult meeldivad ikka. See on nagu lahe. On every word, yeah, every single one. So this is not for none. Promise to
Nights on bed and days on night.